Tere kõigile! Emajõe kalapüük osa number 2. Ma lihtsalt tahtsin teile näidata, kui koomiline ma välja näen. Praegu autost kõndisin 100 või 150 meetrit nagu kaamel. Alaku siis! Ma ei tea, kas ma teen nüüd asja õigesti. Kõvemad kalamehed võib-olla ütlevad mulle, õpetavad mulle, kas ma tegin midagi valesti või mitte, aga minu loogika on see, et ma võtan elussöödaks ühe lepamaimu, on see kaeharuline konks, lükkan suust läbi ja pealaest välja selle ja viskan ta vette raisa. Olen kuulnud, et pannakse silmade vahelt ka, aga niimoodi mina panen ta vette praegu. Ma teile rohkem praegu ruttu ei näita, ma viskan ta vette ära, ehk siis pärast näis, mis sellega sai või ei saanud. Millega sa teed? Panen nagu eelmine kord segamini. Pane see mingi vana lahtine pakk ka, ma arvan. Ma panin mõlemad vanad lahti pakid ära. Okei. Pane seda huvitavat asja ka, mis ma ostsin. See punane väike, seda vaja kindlasti. See on see sääse vast segu mingisugune imelik. Ja, pane seda mingi pool pakki ja kipsinuga. Kipsinuga on siin suures sahtlis. Ma tegelen õngedega edasi. Libisev rakendus mulle endale meeldib sellepärast, et sa saad vahetada, mis rakendus siin all käib väga lihtsalt. Praegu paneme söödakorvi, pärast tahame tina panna, mis iganes. Lihtne. Aga sa tahad siirupit või? Ma kasutan ise number 8 korki. Näe, siin on niisugused lipsud. Võta siit üks valmis lips ja probleemid on, mured on murtud või? Ei. Kahjuks ma ööussi ei saanud kuskilt, aga sõbra käest saime siis sõnniku ussia. Jõle vähe leidis sõber muidugi. Kurat, oled sa ka sõnniku uss? Sa tundud jõle uimane sõnniku jaoks. Niisugune mõnus mahlane amps. Naksti. Peitke noad ära. I had to. Nimp tuli ka, näed, tuli ka kalale. Koha püüdma, esimest korda elus. Saan ühe korra aastast toast välja. Ma ei ole nagu geenius kalapüügil. Latikas võtab ka vakla. Või on see rohkem ussivend või? Võtab mõlemat. Mul on uss, nüüd ma panen teisele õnglele. Teisele õnglele panen ma vaglad. Ma ei tea, kuidas te vakladega teete sõbrakased, aga mina teen niimoodi tavaliselt, et panen niimoodi 2 tükki läbi. Ma ei tea, kas see on õige või mitte. Eks te öelge, kuidas te teete. 2 tükki ja kõik on hästi. Esimene kala käes. Toha. Millega said, ei tea? Vagla lugu. Vagla onu 1 nurg. No väga meeldiv, kurat. Vähemalt on käsi valge. Mis ma ikka ütlen? Käsi kalane. Ma ka, ma olin kaval. Katsusin ruttu ära. Kell on 21.30. 18.00 hakkame liikuma siia. 3,5 tundi, et siia punkti jõuda, et ma saan nüüd tooli peale maha istuda ja kala püüdma hakata. Ja siis ma türa striimis rääksin, et no ma ei suuda lihtsalt. Ei suuda iga nädalavahetus käia isegi kuskil kalal. Tõmbab läbi ju niimoodi. Ja nüüd on see, et nüüd on kiire. Nüüd oleks vaja drooni ruttu lennutada enne kui liiga pimedaks läheb. Nii et ma teen nüüd seda. Keskelt või kus ta tuli? Teiselt poolt oli see. Viskasid teisele poole nii kaugele kui said, jah? Ma viskan kogu aeg vastu kalast. Ahah, see on päris hea, kurat. No, õhtusöök on soolas. See mõõt isegi vist peaks andma välja. Ei ole seda. Kindel. 30-35 ma lugesin. Aga ma ei tea, kas Emajões muidugi. Sellega teen. Nimp saab esimest korda käes hoida kala. Ei ole ikka. Sina pead kala kudeli. Või sa loobid sellest siis? Ei, aga kurat, vägev. Ja selle suure vihmaussi võttis sisse. Ja lähtsan meile. Ja kuradi. Said või? Vaat seda ma ei ole ammu saanud, kurat. Kiisa onu. Tule annab visata. Ma ei viska teise kaldasse välja vist. Viskan õnge otsa katki. No kaugemale mina ei viska. Poolda järv. Pui, järv. Kui ma ausalt ütlen, ega ma väga ei viitsi kuradi hakata elus söödaga mässama raisk. Ma mõtlen, et mingi fileerime ja nussime raisk. Mis kuradi õng sul on, et sa nii kaugele viskad selle, mind huvitab? Tina raske. Tina tinaks, aga ma arvan, ma viskan endale õnge pooleks, kui ma nii kaugele tahan visata.
seal tundub jõle palju inimesi olevat. Praznik. Mul on kuradi piiritust ka raisk, kui on vaja raisk. See on mingi muuks otstarbeks kindlasti. Selle kateloki piiritus. Ma võtsin kateloki kaasa, mõtlesin, et teen vett soojaks kuradi kohvi või midagi. WC paberit on küll, jah? Said või? Tegin just hinge endal valusaks, ostsin endale korraliku tooli reis. Palju on 50? 64. Ma mõtlen ausalt, mul sellest... Ma püüan küll, olen nagu kalamees, aga mul sellest kalast jumala pohhui praegu. Nagu mõnus on chillida nagu sellest looduses üle pika aja olla. Räägi mulle parem, kaua sa Twitchist bänned oled olnud? Mäletad või? Aasta. Ütle, et saada kiri neile. Saatsin juba, nad ütlesid, et see, et sa nõudepesumasinast nuge välja võtad, on liiga abusive tegevus ja kõnnid tüdruku poole. Ja... Millal sa saatsid neile kirja? Ma ei mäleta. Tavaliselt mingi on see, et liftivad bännid mingi aasta jooksul või midagi taolist. Ma tahan lugeda sulle kommentaare raisk. Ma loen ette, ma olen nii leilis raisk, kuradi. Sul on nii palju tarku inimesi, ma kujutan ette, YouTube'is on neid värdjaid veel eri. Ma see kalamehed ja kalanaised gruppi olete vaadanud. Seal on niuke pederastia käib lihtsalt. Mul on niuke lihtsalt video, püügiõpetus korgiõng on ju. Mul on suur elussööda kork lihtsalt, ma ütlen isegi, et video eesmärgil olen selle võtnud, et parem on näha kaamera pildi pealt. Siin on näed number 4 konks, paneme selle otsa. Ja siis mingi vend kirjutab raisk, oi värdjas. Antud rakendusega võid tõepoolest minna järve äärde istuma, aga kui soov on ka kala saada, siis tasuks sellest õpetusest küll suure kaarega mööda minna. Kuidas ma midagi nii valesti tema arust ütlesin, ma ei saa aru raisk. Su videod on huvitavad, aga antud video puhul on ebameeldiv vaadata inimest rääkimast asjast, millest ta midagi ei tea. Ma paneks vastu hambaid talle raisk. Selles õpetuses lihtsalt kõik valesti alustades elussööda püügikorgi kasutamist lepis kala püügiks. Ma ütlesin, et ma panen video eesmärgil suure korgi teile, et te näeksite. Lõpetades mõttetult suure konksuga, mille külge võid 40 kilose jumsika riputada. Türa, sul on number 2 konks, ma näitasin videos number 4. Tal on veel suurem. Nii. Õngitsemine ei ole seotud, vaid korgi tasakaalustamise ja konksu külge sidumisega, kellel asja vastu huvi soovida sirvida Koršetsi raamatut õngitsemine. Selles suhtes on tal õigus, jah, see on kindlasti hea asi. Ning saada reaalselt aimu, kuidas asi töötama peaks. Oi, bля, idioot raisk. Vennad on nagu siuksed, et nad panevad video käima ja nad ei vaata kas algust või nad ei vaata lõppu, klõpsivad läbi, kuulevad mingit kohta ja siis türa. Läheme reivi peole. Kuidas sa murdsid seda? Ma ei saa. Kuidas see nii tugev on? Oh my god. Ma ei tea, kas sul olid teistsugused. Kas ma võtsin teise paki, aga mina seda murda ei suuda päris. Näita. Täitsa perses. Said ka hakkama. Reivi pidu. Kogreonu elab rahulikult. Mitte kedagi ei koti Kogreonu. Kahjuks. Vaatame, kas ma suudan teise ise teha. Käis üraks. Nojah, see on mingi praak. Väga meeldiv. Palju see valguspulgat tekkisid? Mingi paarkümmend. Eur 50 või mingi 2 või midagi taolist. Ma ei tea, miks ma paarkümmend ütlesin sulle. Mis siin toimub? Ma varsti hakkan kuradi painkookis. Oba! Meil vesi keeb. Teeme kohvi vahelduseks. Läksid sinna plups külge. Ei, ja muidugi mine minema, ma toon sulle kohvi tõin. Saad sooja jooki, kurat. Nagu oleks suitsetama hakanud uuesti raisk. See on huvitav, et katelokiga läks vesi keema, ma ei oleks uskunudki seda. Millegipärast arvasin, et sellel leegil ei ole piisavalt võimu. Poolenisti sellepärast, et mingisugused tarkpead jälle rääkisid, et sa ei saa umbes. Vesi ei hakka keema sellega. Mis sa said? Nurg. Aga nuru kohta päris hea. Nimpe. Usu mind, sul homme naine annab sulle malakat. Selle kotiga kodule. Miks? Sa annad kalat talle või? Naine peab koristama hakkama. Türa nuru kohta, see on räigelt suur ju. Mida kuradit? See ei ole ju väike nurk, kurat. Ma ise ei viitsi sellega majandada. See on millegipärast enamus kalameestel, et kuradi püüaks, aga süüa ei taha, kurat. Mul on otsas. Mida vittu, mul on otsas? Ei, see on midagi väikest. Tõmba nimp. Jõu.
mul on sõlmes 2 tükki oma vahel või nimbi omaga on sõlmes või? Jaa, minu oma. Ossor roisk. See ma mõtlesin, mul on midagi hästi suurt. Kas see on viidikas või? Oskab mulle keegi seletada? Ma ei tuvasta neid väga. Neid imelikke lepiskalasid. Näe, vaata. On see viidikas või? Ei. Kes see on siis? Ma arvan, see on mingi rookas või mingi siuke särja moodi mingi väike. Mis sul on siin ussid või? Samblaga pooleks? Ei, vaata, see on see, kes neid müüb on ja tema teenib elatis sellega. Nii. Suvel. Elatis teenib ussidega. Jopt või ma ei tea. 10 eurot on 100 ussi. Tead, kui lihtne tegelikult vihmaga korjata on, kui ütleme maa on märg. Ta korjab mingi 500-600 ussi. Türaga peab viitsimine. Ei, võta alt poolt. Ma nüüd just sain hästi suure nuru. Mitte midagi erilist, aga kala. Ja mul sai aku täpselt tühjaks vist sellel ajal, kui see kala otsa tuli. Ma ei ole kindel, kas jäi videopilt või ei jäänud. Aga noh, vahet ei ole. Igastahes sain ühe pirakaga nuru. Mine sinna. Nii, aga nüüd on mul aku vahetatud ja nüüd peaks tund aega veel saama filmida ja siis on 2 katkist akut veel ja nii edasi ja ma tõmban pingule ka selle, muidu ei saa aru, kas on kala või ei ole. Tegelikult peaks elus sööda asja ka üle vaatama, ei ole vaikne on olnud. Ossa kurat, kus siin on putukaid. Ossa raisk ja kõik on sääsed. Gotta go fast. Mis siis õhtusöögiks tuleb, poisid? Ranna-Rootsi merevaigusaslõkk. Ja Armeeniat. See raisk. Ma kade ei ole, ma annan sulle ka. Ma ei taha. Mul on võikud asjad. See on nii palju kaloreid, nii come on. Ma olen nüüd äkki pooleteise nädalaga alla võtnud 7 kilo. See on selline kaal, mis tuleb sama kiiresti, kui läheb. See on nagu mingi pool waterweight ja nii edasi. Ma tegin ekstreem alla võtmist. Ma võtsin türa mingi paari nädalaga mingi 10 kilo alla. 10 kilo, see on niisugune kaal, et kui sa sööd ja lõpetad kaalu jälgimise ära, siis ta tuleb kohe tagasi. Kohe paugust. Aga ma olen praegu niisuguses staadiumis, et ma võin süüa ja niimoodi ja mul see 10 kilo tagasi ei tule. Vaata, ma olen selle rasva kõik ära põletanud. Enam ei ole waterweight, vaata. Mingi kalad surnud on poolenisti pea alaspidina. Teate, mis on õudsam natukene, kui maha jäetud raketibaasi avastamine lobis. Olla God knows where, kuskil Tartu lähedal Emajõe ääres, karuputsis, ihu üksi kõndida kuskil maha jäetud tee peal. Okei, väga hull ei ole. Mul on sõbrad kõik selja taga, täitsa olemas, aga muidu on natuke spooky. Üksinda ei tahaks üldse niisuguses kohas olla, kurat. Texas Chainsaw Massacre ei olete näinud või? Ma arvan, et kui ma siin laternaga niimoodi käin, siis kes iganes seal üleval peaks olema, situb ennast rohkem täis kui mina. I am the bringer of death. Väga hea konks on siin lahtiselt kotis. Härra Ants Jõgi. Ega te ei tea midagi sellest. Teate, kuhu ma sain selle konksu või? Küüne alla. Mul on nüüd abi vaja. Muidu ma seda kätte ei saa. Nimetis sõrme küüne alla mõnus. Hea. Kuidas see sinna sai sattuda? Ma ei tea, aga täpselt türa küüne alla siia raisk ei ole hea. Nii, siin on võileib. Leidsid võileivad? Ei leidnud. Aga ma ei saa aru, kas siin otsas ka keegi on. On küll, jah. Ma ei näe valgust. Nimp näita valgust korra. Siia inimestel. või leipade vahele. Kõik muu on okei, aga miks siin nii palju putukaid peab olema? Why? Head isu siis, noh. Ma ei tea, kui nuuditega hea isu on, siis nagu kurat, noh. Kahju on see, et kaamerapildile väga ei jää mitte midagi. Ma panin käe vastu seda ekraani ja ikka seda isegi ei ole näha. Ei näitavad, ma tahtsingi näidata elendavaid üsse, aga ma ei tea, kui lähedal ma pean minema selle jaoks. Ei, pigem aitab see, kui sa kinni paned selle. Mida fucki, miks mul kell nii vale on? 13.14. Praegu on kell 1 öösel. For sure. AM versus PM. Natukene sassis. Kell on 1 öösel praegu. Siiamaani ühtegi mõistlikku kala ei ole saanud. Ainult nurud ja midagi taolist. Niisugused stiilis kalad. Lihtsalt mõtlesin, et teen korraks väikse update'i. Võtan enda õnge välja siit kohe. Kurat, ma näitan valgust. Ikka ei ole näha põhimõtteliselt. Võtan oma õnge välja ja panen uued vihmaussid otsa. Isal just käis keegi söömas igastahes, aga otsa ei jäänud keegi. Teeme väiksed ussi vahetused, istume edasi mõned tunnid. Tahad hea inimene olla või? Kui sa arvad, et ma hakkan sulle ussi sisse otsa panema, siis kurat, saad juua täis juba või? Ma mõtlesin, et sa ei ole midagi joonud.
sul on nii mõnus siin niuke salaja peedad ennast, nurgake. Tuled sääskedega siia. Toon sulle putukaid, sul on kuidagi liiga hea olla siin. 2 õnge on sees, aga puni ka tulema või? Ei. Sa oled penskar, sa peaksid ammu magama. Nimp, sa oled pool tundi ussi otsa pannud endale. Jaa, ma tean. Ma sain hakkama. Step 1, kuidas minna kämpima. Osta endale Nintendo Switch. Ma ei teagi, mida mängida, kurat. Nimp, oled kunagi plate peal olnud? Ei. Ma tahaks. Ma ei soovita, jah. Oota, ma tahan lihtsalt näidata, et türa, see on ju pirakas. See on päris suur. Tahad endale? Ei taha, aga see on päris, noh, selles suhtes, vaata sa õnge otsa katki ära tee, vaata kuidas sul see... Ja. Aga see on ikka kurat suur nuru kohta. 2 kilo ikka ja. Okei, ära enam mu peale vaata, siin on 5 miljonit sääske nüüd järsku, või noh, teisi loomi. Elukas, Ross, täitsa elukas. No ma räägin, see on suur. Vaata, kui suur, sa paned talle terve näpu suhu. Mokad on nii suured, ahmi põhku. Tahad kassida või? Mul kass on sama suur. Lase tagasi, las teeb mingeid asju, ma ei tea, mis asju. Kui järv on hästi umbe kasvanud, siis see on selle süü, et seal on kala vähe ju tegelikult. Nad ei söö ju neid kuradi taimi ja planktonit ja mis iganes sitta, vaata. Mis te tahate valgust, poisid või? Olgu, kuulge. Davai, oli meeldiv kala püüda. Nimp kahjuks vist ei saanud ühtegi või? Muidugi sai. Okei, Nimp sai. Kuule, Martin, kus sa kadusid? Sa oled seal. Oli meeldiv kohtuda, kurat. Kutsu mind teine kordki, kui tahad minna kuskile. Ma tulen ise parem. Jah. Ei, sa võid tulla, kirjuta mulle ja lähme püüame midagi head. Aga okei, tšau siis. No põhimõtteliselt, mis siis oli lõppkokkuvõttes? Seda, mida me tahtsime, seda me ei saanud. Koha ei saanud, kuigi kogre viis keegi mulle ära vist, ma arvan. Poisid ühe korraliku latika said. Pööris pirakas latikas, selle saime vist video peale ka. Ja paar nurgu, isa sai päris metsiku nuru ühe, on ju. Mitu tükki olid nii suured, ma vist loopisin tagasi. Tule, see on nagu latikas, nagu mõõdulatikas. Nagu mõõdulatikas, nagu seda siin mitu tükki tagasi. See ussi suurus, nagu näpu suuruse ussi paned sinna otsa ja võtab, ma imestasin. Ma ei oleks uskunud. Aga oli, mõnus oli selles suhtes. Olge tublid, aitäh vaatamast. Kella 5 jõuame koju. Jah, praegu on kell 2.31 ja kella 5 umbes jõuame koju. Ja siis on laupäev ka pekkis ja tore ja hea ja sellepärast ma ei viitsi käia Emajõe ääres. Aga okei, olge tublid, tšau, kohtume järgmine esmaspäev. Kalais on käel juures.